Škoda, mis vaieldamatult tüürib Eesti automüügi edetabelite tipus, on jõudsalt uuendanud ka oma elektrisõidukite parki. Škoda Enyaq on juba oma potentsiaali tutvustanud, nüüd tuldi välja uue keretüübiga. Kas see selline vastuolu kõrge elektrihinna ja elektriauto vahel on ka autokaupmeesteni jõudnud? Kas küsitakse selle kohta väga palju? Küsitakse ikka, aga see huvi elektriautode vastu ei ole küll kordagi raugenud, et eks see elektri hind mõjutab kõike, kilomeetri hinda otse loomulikult, aga jätkuvalt inimesed praegu vist ainult nende vastu huvi tunnevadki. No, elektriga on niikuinii, ükskõik mis meil see kütusehind teeb ja ükskõik mis elektrihind teeb, odavam liikuda autoga kui ütleme bensiini- või diiselmootoriga. Kui nüüd kütusele kuluvat energia hinda arvestada, siis kindlasti on see soodsam. See kupee versioon on nüüd kõige värskem mudel meie mudeli valikus. Konkreetselt see versioon siin RS-ina, ma arvan, et pakub nii mõnelegi sükest silma ja ilu naudingut. Aga elektriautodest, meie mudeli valikus Enyaq on ikkagi väga eestlaste südamesse pugenud hetkeseisuga Eestis 2 aastaga, mis ta siin turul on olnud. Võiks väita, et kõige populaarsem elektriauto hetkel. Kas selle kupee puhul on ka väga palju, ütleme, muud sellist sisu selle auto puhul muudeta? Enyaqi põhi kui selline ja ikkagi alles, eks uuendusi tuli tuua, nagu näiteks ka see, et kupee joone tõttu ei kaotaks taga pearuumi tagaistujad, siis on pandud talle klaaskatus ja see on nii hästi ära lahendatud, et tagaistmel on pearuum ikkagi ka pikematel sõitjatel. Kupee keremudel kindlasti eeldab seda, et see clearance võiks ka natukene kõrgem olla. Kas siin on ka seda natukene, ütleme, baasmudelist tõstet? Clearance'it ei ole muudetud. See on kõikidel Enyaqidel ikkagi sükene linnamaasturikult kõrgem kui sõiduautol. Kuna Škodal on elektriautod linnamaasturi tüüpi, siis nende ristlõige või tuuletakistus on kindlasti suurem kui mõnel sõiduautol, aga kupee puhul on see eriti hästi õnnestunud madalaks ajada just see tuuletakistus ja tänu sellele on kupee sõiduulatus umbes 15–20 kilomeetrit suurem kui tavamudelil ja üle 500 kilomeetri saab kindlasti selle suure akuga sõita. Škodal on juba elektrisõidukitega suhteliselt pikk ajalugu. Kuidas käituvad akud selles kontekstis? Kindlasti hakkab kukkuma, et ega kõik väsivad, ka akud väsivad. Meil on siin esimesed tublid kliendid juba üle 100 000 kilomeetri Enyaqidega läbi sõitnud selle lühikese ajaga. Ja akude mahutavused ei ole kukkunud üle 5% selle 100 000 kilomeetri peale. Tegelikkuses, arvestades seda, et selle ajaks on päris palju kiirlaadimist ka tulnud, mis ei ole autole kõige kasulikum, siis see mõni protsent langust on täiesti loomulik ja tegelikkuses igapäevasõidus seda kilomeetri kadu nagu tunda ei ole. 100 000 kilomeetrit läbisõitu, see on tegelikult päris suur läbisõit ja inimene on endiselt ikkagi elektriautole truuks jäänud. Ikka. See konkreetne ettevõte, kes neid autosid kasutab, on kõikide automarkidega juba piisavalt palju kokku puutunud ja Enyaq on siiani siis tema lemmik. Varustusastmeid on ikka erinevaid, et alati ei pea olema see kõige kallim versioon siin väljas. Saab nii tagavedu kui ka saab nelikvedu. Et kõik see mõjutab tõesti natukene hinda, aga ka läbisõitu. 2 erinevat akuvõimsust on ja igaüks saab komplekteerida ikkagi täiesti endale isikupärase auto, et neid valikuvariante on väga palju. Et aastaautos on need kõik olemas ja tuleb tulla proovima, see on kõige olulisem. Võiks rohkem olla neid aastaautos olemas, aga kindlasti tuleb tulla proovima ja eks me leiame täpselt sellise lahenduse igale kliendile, nagu ta soovib. Sellega on kõik öeldud. Elektrisõidukite puhul on see proovimine väga oluline, et inimene aimu saaks, kuidas see mõjutab tema liikumisi ja milline võimalus on laadimistaristu kasutamiseks.